Iga organisatsiooni esimene meeskond on selle juhtmeeskond ehk siis juhtkond. See on see meeskond, mille koostöötahe, mille omavahelised suhted, omavaheline dünaamika määrab paljuski selle, kuidas kogu ülejäänud organisatsioon toimib. Siiski kohtudes väga paljude erinevate juhtkondadega, juhtmeeskondadega iganädalaselt, võin ma öelda, et tihtilugu just seal olevad probleemid on need probleemid, mille lahendusi juhid ise kipuvad otsima järgmise tasandi meeskondadest ehk siis spetsialistide meeskondadest. Ja miks see siis niimoodi on? Kõigepealt on väga selged väljakutsed, millega juhtmeeskonnad sageli siis hädas on. Number 1, silostumise nähud. Silostumiseks nimetatakse siis sellist nähtust, kui organisatsiooni struktuur muutub justkui silotornideks. Et on siis osakond 1, näiteks tootmise osakond, siis on müügiosakond, logistikaosakond, finantsosakond ja igaüks siis omas nii-öelda silotornis annab endast parima, et tema torni toodang oleks kõige parem, kõige kvaliteetsem ja teda eriti ei huvita, mis seal teistes tornides toimub. Ja kui selline silastumine juhtmeeskonnas aset leiab, siis paratamatult hakkab see pärssima omavahelist koostööd ja nüüd kui juhid juhtkonna tasandil nii-öelda tornivahtidena ei tee koostööd, siis see ju paistab välja ka nii-öelda tornides töötavatele inimestele, osakondades töötavatele inimestele ja nad näevadki, et et juhid isegi omavahel ei suuda asju kokku leppida, asju läbi rääkida. Kuidas siis meie peaksime seda suutma? Miks meie peame selle kõrval osakonnaga koostööd tegema, kui isegi juhid omavahel ei tee koostööd? Silastumine viib siis teise nähtuseni, milleks on omavaheline võistlemine. Et kuigi organisatsioon on loodud ühe terviku eesmärgi saavutamise nimel, siis juhul kui juhtide sellised nagu silastumise tunnused hakkavad aset leidma, siis paratamatult tekib seal omavaheline väike konkurents. Kelle osakond on tähtsam, kelle osakond toob raha sisse, justkui, kelle osakond viib raha välja, justkui. Ja selline võistlemine hakkab omavahel tekitama ka lisaks kõigele pingeid. Kolmas põhjus, milleni siis omavaheline võistlemine viib, on üksteisest kaugenemine. Kui me räägime hea dünaamikaga meeskonnast, siis me räägime tegelikult ju sellisest grupist inimesest, kus on lähedus, on olemas nii emotsionaalne avatus, kus siis vabalt räägitakse tööjutte, aga on ka emotsionaalne avatus. Ehk siis inimesed julgevad ka avada oma sisemaailma, väljendada oma päris mõtteid, väljendada oma päris tundeid, päris arusaamisi, päris kõhklusi, päris probleeme. Aga nii kaua, kui keskkond on konkureeriv ja nii kaua, kui tegelikult on tunda neid silostumise nähtusid, nii kaua inimesed ei saa vabaks lasta, sest nad ei saa teist inimest usaldada. Nad ei tea, et kui ma avan, kui ma räägin, et mul on oma osakonnas sellised probleemid, ma ei tea, kuidas moodi võib-olla järgmisel koosolekul keegi selle minu vastu ära kasutab, mis tõttu hakkab toimuma selline üksteisest kaugenemine. Ja hea näide oli hiljuti ühel juhtmeeskonna koosolekul, millele järgnes siis ka koolitus ja dünaamika oli näha nii koosolekul kui ka koolitusel. Nimelt oli nendega liitunud üks uus juht. Ta oli varasemalt ka ettevõttes töötanud ja ta oli juhtkonna liige olnud ainult mõned kuud ja koolitusel tegime siis sellise aruteluringi, kus siis igaüks siiralt püüdis arvamust avaldada ja see on see, mida ma ka koolitustele palju teha püüan luua sellise turvalise keskkonna, et inimesed päriselt nagu rääkima hakkaksid. Ja seal õnnestus see keskkonna loomine päris hästi. Ja juhid avanesid, juhid rääkisid ja nüüd kui kord jõudis selle värske juhi kätte, kelle arvamus oli tegelikult kõige väärtuslikum, sest et temal oli täiesti värske perspektiiv, tema tuli nii-öelda järgmiselt tasandilt ja vaatas seda asja täiesti nii-öelda kõrvalolija pilguga. Tema teadis, mismoodi varem nii-öelda spetsialistina töötades juhtkond paistis, millest töötajate hulgas räägiti. Ta oli nagu tõeline kingitus. Aga mis tegelikult juhtus? Oli see, et kui tema hakkas nendele päris probleemidele, mis talle tundus varem spetsialistina ja nüüd ka nagu värske juhtkonna liikmena, kui ta hakkas nendele tähelepanu pöörama, siis üks teine pikaajaline juht lihtsalt hakkas teda ründama. Ja ka päris isiklikult, sest ta tegelikult ei tahtnud kuulda neid asju, ta ei tahtnud seda tõde kuulda. Ja selle asemel, et tegelikult hinnata seda ja mõelda, et need on meie nagu arengukohad ja kas tõesti nagu me paistame välja sellisena,
piltlikult öeldes sellel juhil topiti suu täis, öeldi, ole vait, me teeme paremini, kõik on hästi ja tee oma silotornis oma tööd edasi, ära tule siin näpuga näitama teiste silotornide peale. Nüüd kui vaadata nagu sellesse teemasse sügavamalt sisse, siis kus on need silostumise põhjused? Esimene põhjus on selles, et tegelikult aetakse segi juhtidena primaarne ja sekundaarne meeskond, et juhid sageli käsitlevad oma primaarse meeskonnana, ehk siis kelle huvid käivad kõige ees, seda meeskonda, mille eest nad vastutavad, need on minu inimesed, minu valdkond ja see juhtkond, kuhu neid tegelikult värvati selleks, et aidata tegevjuhti, selleks, et aidata tegelikult oma panusega sellel ettevõttel edukaks saada. See jääb justkui teisejärguliseks. Ja kujuta nüüd ette, kui iga juhtkonna liige peab primaarseks seda, mis toimub tema osakonnas ja sekundaarseks seda, kuidas moodi see kõik omavahel kokku mängib. Et mis siis tegelikult juhtub? Juhtubki see, et igaüks on vaatega ainult oma üksuse suunas ja tegevjuht on see siis nagu, kes hoiab juustest kinni ja mõtleb, et vau, et tegelikult teid ju kutsuti siia, et koostööd teha. Niisiis, see on nagu esimene asi. Siis teine asi on siis ühise eesmärgi ja vastutuse vältimine, mis tähendab seda, et võib-olla ka tegevjuht ise ei ole piisavalt selgelt väljendanud ja ka oma juhtidele meelde tuletanud, et mis on nagu asja tegelikult point. Kui ta näeb, et need silostumise nähud hakkavad ilmnema, kui ta näeb, et inimesed võistlevad mingite asjade üle, mille nimel tegelikult ei tohiks võistelda, siis tema peaks olema see, kes tegelikult sekkub. Ja ta peaks meelde tuletama, et tegelikult mina üksi ei vastuta selle ühise tulemuse eest, vaid me oleme juhtkond. Et kui sind on juba juhiks organisatsioonis võetud, siis sul on antud juba nagu usalduskrediiti. Et me usume, et sind huvitab see, kuidas ettevõtte käekäik on. Mitte ei huvita sind enam ainult see, kuidas moodi sul nagu spetsialistina läheb või kuidas moodi sinu üksusel läheb, vaid sul anti juba nagu usalduskrediiti. Ja sellega kaasneb ühine vastutustunne, et sa ei saa enam tunda vastutust ainult selle üksuse nimel, vaid tegelikult sel hetkel, kui sa öeldi, et sa oled nüüd juht, siis tegelikult sinu vastutus peaks olema ühise eesmärgi saavutamise nimel. Ja nüüd nähes, et meil on juhtkonnas probleeme, tuleks nendele avatult peale vaadata ja tunda seal isiklikku vastutust. Mitte põgeneda ja vältida neid probleeme, mis selles eelmises näites ilmnes. Ja kolmas aspekt on siis nõrk juhtimine. Ja kõlab võib-olla kuidagi liialt otsekoheselt, aga seda see on. Ja nõrk juhtimine eelkõige väljendubki selles, et ei tuleta juht meelde oma meeskonna liikmetele juhtkonnas, et mis on see primaarne ülesanne. Ei tuleta meelde seda, et me koos vastutame. Ja selle asemel ta pigem on sellises nagu ülemuse rollis, mitte liidri rollis. Ja ülemuse roll tähendabki seda, et tal on küll justkui ühel poolt selline rolli võim, aga ta ei võta nagu enesele seda rolli, et ta peaks minema neid täiskasvanud inimesi, teisi juhte kuidagi moodi võib-olla suunama, õpetama, mõnikord isegi neile nagu näppu viibutama, kiitma, tunnustama, vaid juht ütleb, et tead, oleme kõik siin täiskasvanud inimesed ja ma eeldan, et kõik on oma ala spetsialistid ja juhid, et nad peaks nendest asjadest aru saama. Aga praktika näitab tegelikult, et ei saa. Ja nüüd, kui tegevjuht on ise ka veel sellise natukene nagu spetsialisti taustaga juht, et ta ei olegi juhiks välja nagu päriselt arenenud, kujunenud selle nagu liidri tähenduses, siis see võibki tema jaoks äärmiselt ebamugav olla, et ka tema keskendub vaikselt nagu ärile, strateegiale, eesmärkidele, numbritele, klientidele ja ta loodab, et see juhtmeeskond kuidagi iseenesest toimima hakkab, aga praktika näitab, et tegelikult ei hakka. Ja selle, ütleme siis nagu rohkem sellise nagu ülemuse tüüpi juhi üks probleem ongi see, et ta ühelt poolt püüab nagu oma meeskonnaga lähedane olla, ta püüab nendega suhteid hoida, aga samal ajal tal on väga ebamugav nagu anda tagasisidet. Kui ta näeb, et keegi mingisuguseid kokkuleppeid rikub või keegi hakkabki siin võistlema või hakkab üksteisega kuidagi teineteisega mingid probleemid ühesõnaga, ta ei julge sekkuda. Ta peaks tegelikult olema see, kes nagu kohustab natukene oma juhtmeeskonna liikmeid ja vajadusel kas siis üks-ühele vestluste kaudu, aga ka kindlasti nagu juhtide ringis tuleks nagu ikkagi rääkida ja inimestele meelde tuletada ja tagasisidet anda. Aga samamoodi peaks andma tegelikult ka positiivset tagasisidet, mitte ainult rääkima siis nendest probleemidest, mis on, ehk siis see kohustamise pool, vaid ka tunnustamise pool. Ka see on puudu ülemuse tüüpi juhtidel. Nad eeldavad, et inimesed on täiskasvanud inimesed, ega me siin suured mehed kõik, mis me siin tunnustust, hakkame üksteist tunnustama siin ja õlale patsutama ja kiitma, et meid ikka tunnustab ju töö ise ja meid ikka tunnustab see positsioon ja see, mida me saavutame, see ikka tunnustab meid ja kõik need arenguvõimalused tunnustavad meid ja palk muidugi ka tunnustab ja preemia tunnustab, et mis me hakkame siin nagu tunnustama. Aga see kõik on õige, aga selle taustal me oleme siiski inimesed ja kui me töötame mingisuguse ettevõtte heaks, siis me vajame sõltumata oma positsioonist tunnet, et keegi väärtustab minu siin käimist ja keegi väärtustab seda panust. Ja nüüd, kui meeskonna juht
ehk siis tegevjuht ei võta endale seda liidri rolli, ei hakka selle 3 asjaga tegelema, siis paratamatult ei ole midagi teha, et need silostumise nähud hakkavad ilmnema. Nüüd teine punkt oli siis nagu võistlemine, et võistlemise põhjused number 1 on silostumine ise. See viibki võistlemise, nagu ma just rääkisin. Aga teiselt poolt selle silostumise käigus on välja kujunenud selline isiklikku edu ja isiklikku saavutamist soosiv keskkond. Sest et kui tegevjuht võtab näiteks mingisuguse üksuse juhi tööle, ta tõenäoliselt räägib temaga läbi selle üksuse vajadused, üksuses olevad probleemid, eelmise juhiga olnud probleemid ja tema isiklikud eesmärgid. Sest et no kõigil on kiire kogu aeg, ei ole aega rääkida, võib-olla kuskilt niimoodi mööda minnes räägitakse ka visioonist ja asjadest, aga see ei ole see päris nagu fookus. Fookuses on see, mida ma sinult ootan. Ja isiklikult. Ja vaat see isikliku eesmärgi saavutamine, see juba loob pinnase selle, et okei, ma vastutan nende asjade eest, et loomulikult teen ära. Siis kui juht hakkabki pihta ja saavutab midagi, siis väga-väga hinnatakse, sest et ega tegevjuhtidele ju meeldivad iseendaga hästi hakkama saavad inimesed ja kui inimese isiklikud tulemused on väga head, ilmselgelt ta saab sellest tunnustust. Teised imetlevad teda natukene, juht võib-olla kõrgendab teda natukene, näed, kus see ikka paneb. Vaata tuli ja siin juba mõne kuuga vaat sellised positiivsed muutused. Ja jällegi see fookus on hästi isiklikul tasandil. Isiklikud eesmärgid, isiklikud saavutused. Ja ka kui me räägime nagu isiksusest endast, siis on ka fookuses isiklikud tugevused. Võib-olla tegevjuht ise püüab nagu ikkagi näidata ennast selliste ainult nagu positiivsest valgusest ja võib-olla ei ole selles meeskonnas kombeks rääkida oma nõrkustest, oma ebaõnnestumistest, puudustest, ei ole sellist nagu ütleme siis eksimiskultuuri, kus nagu julgustatakse eksimist ja julgustatakse õppetunde, vaid kui on juba silostumise nähud, kui on juba võistlemise nähud, siis pigem varjatakse oma puudusi ja kõik vead peidetakse kuhugi kanga alla ära ja kõiki siis nagu selliseid tublisid saavutusi presenteeritakse jõuliselt sellepärast, et teatakse, et nende eest saab kiita ja vot häbi tuleb tunda kõikide nende puuduste pärast. Ja see viibki siis lõpuks sellise asjani nagu enese näitamise kultuur või siis selline nagu mulje jätmise kultuur. Ja kui me räägime nagu heast meeskonna dünaamikast, siis seal peaks olema tagasisidestamise kultuur, mis tähendab seda, et keskkond peaks olema turvaline, asjadest räägitakse otse ja avatult, nii headest asjadest tunnustatakse, aga ka puudustest. Aga silostumine viib paratamatult enese näitamise kultuurini ja kui juht ise, tegevjuht ise veab seda vankrit natukene, et ka tema nagu püüab näidata natukene paremana ennast alati ja võib-olla ta ei tee seda pahatahtlikult, ta usubki, et kui ma näitan ennast nagu paremat headest külgedes, siis ma nagu inspireerin ja innustan, aga selle varju külg on see, et inimesed õpivad ära, et tohibki näidata ainult enda neid tugevaid külgi ja tuleb kogu aeg näidata, et ma saan hakkama ja see viibki nagu võistlemiseni. Kui keegi nüüd püüab sulle tagasisidet anda, siis sa lähed kohe kaitsesse, sa pead nagu ümber lükkama tema selle väite, et see ei ole tegelikult niimoodi, hoopis tema oli selles süüdi ja mina tegin kõik ära, et sa nagu näitad ennast kogu aeg, et minuga on kõik hästi. Ja nüüd, kui see muutub juhtmeeskonnas selliseks nagu prevalveerivaks kultuuriks, siis kujutad ette, kuhu jäävad nagu arengukohad, kuhu jäävad arutelud, kus me arutame läbi eksimusi, kuhu jäävad ohud. Sa näed läbi, et mul on mingid sellised nagu ohukohad, sa ei julge tunnistada neid, sa ei tea, kuidas moodi teised arvavad. Ja mõnes mõttes see viib kerge sellise katastroofini. Ja nüüd, mida rohkem seda kaugenemist on või seda võistlemist on, seda rohkem hakkab see kaugenemine tegelikult toimuma. Ja seda mitte füüsilises mõttes, sa võid füüsiliselt jätkuvalt olla nagu samades ruumides, aga see on emotsionaalne selline psühholoogiline kaugenemine ja ka seal on 3 põhjust. Esiteks, juht ise võib-olla selle kõige taustal, tegevjuht loob sellist nagu formaalset suhet. Võib-olla ta ei taha nagu näidata ennast väga inimesena, sest et inimesena meil on omad puudused ja kui on juba välja kujunenud selline enese näitamise kultuur, siis pigem võib-olla juht ei tahagi oma töötajatega liiga tuttavaks saada. Ta ei tahagi nendel liiga lähedal olla, ta ei tahagi nendega liiga palju läbi käia ja nendega suhelda, sest ta kardab, et võib-olla me saame liiga lähedaseks ja siis võib-olla nad näevad mu läbi ja siis ma ei saa nende jaoks enam see autoriteetne juht olla. Ja see viib omakorda sellise anonüümsuse tekkimiseni. Et sa ei tunnegi neid inimesi tegelikult, nad on mingis mõttes võõrad sulle, sa võid nendega 7 aastat olla koos töötanud, aga sa ei tunne neid inimesi ja see on midagi, mida me meeskonnakoolitustel väga tihti avastame. Et sa paned nad tegema teatud harjutusi ja inimesed on aastaid ja aastaid koos töötanud, aga inimestena nad üksteist ei tunne. Ja nüüd, kui sa oled koos piltlikult öeldes võõraste inimestega, siis ilmselgelt sa ei saagi seal ennast ju mugavalt tunda. Sest kui sind pannakse kuhugi uude meeskonda, sa ei tunne inimesi, sa ei saa kohe avaneda, sa ei saa hakka esimesel päeval kohe oma probleemidest ja muredest rääkima. Aga mõnes mõttes sarnane dünaamika võib olla säilinud ka 10 aastat hiljem, sest tegelikult inimesed on mingis mõttes üksteise jaoks.
anonüümsed. Ja anonüümsus omakorda tekitab siis usalduskriisi. Ei usaldagi, väravad on suletud, räägitakse hädavajalikku, kohtutakse hädavajalikel põhjustel, kõikide sõnadest, mõtetest otsitakse pigem vigu, otsitakse puudusi, nõrkusi, otsitakse kriitikat, millele siis nagu vastu võidelda ja see lõhub täielikult selle meeskonna ära ja põhimõtteliselt hädavajalik ja kõik selline isiklik saabki tehtud, aga olles sellise meeskonna liige, sa tunned kogu aeg, et meie tunne on täiesti kadunud ja sõna meeskond on võib-olla isegi liialdus. Nüüd lõpetuseks ka 3 võib-olla soovitust, mida julgen nagu oma kogemuse baasil siis pakkuda. Kõigepealt sidostumise vastu väga-väga soovitan ikkagi tegevjuhina rääkida primaarsest ja sekundaarsest meeskonnast, et tegelikult kõiki teid kutsuti siia selleks, et ettevõtet aidata. Selle meie juhtmeeskonna käekäik on kõige olulisem, sest juhtmeeskonnast kasvavad välja kõik järgmised meeskonnad. Juhtmeeskond on see, mis oli kõige esimene meeskond, kui see ettevõte asutati ja kui see ettevõte kasvama hakkas, siis tekkis võib-olla, oli müügiinimesi juurde vaja, tekkis müügiosakond, oli raamatupidajaid juurde vaja, tekkis finantsosakond, aga tegelikult alguse sai see kõik juhtmeeskonnast, järelikult see on kõige primaarsem. Võistlemise vastu rohkem märka, tunnusta, räägi, väärtusta ühistest võitudest. Sest nii kaua, kui sa ainult keskendud positiivsetele asjadele inimeste isiklikus vaates, siis see tekitabki inimesest tunde, et ma pean isiklikult saavutama, sest me kõik tahame tegelikult olla tublid ja me tahame tunnustust saada. Aga kui me näeme, et tunnustatakse eelkõige isiklikke saavutusi ja kõik sellised nagu ühised saavutused on pigem nagu tagaplaanil, siis see tekitabki võistlemist ja see võiks olla hoopiski vastupidi. Peaks näitama ühiseid saavutusi ja selle taustal, mis oli kellegi isiklik panus. Aga see kõige olulisem punkt on ikka see, et kuhu see välja viis, me koos saavutasime sellise asja. Ja kaugenemise vastu on kõige lihtsam rohi see, kui juht võtab kõigepealt ise oma maski eest, oma selle juhi maski eest ja näitab ennast inimesena. Ja ainult läbi selle ta suudab ülejäänud meeskonna liikmetele näidata, et okei on olla inimene. Okei on olla oma puudustega, oma vigadega, oma eksimustega, oma ebaõnnestumistega. Väga hea praktika, mida paljud juhid kasutavad, ongi sellised nagu ämbripäevad või ebaõnnestumistest rääkimise koosolekud, kus fookuses ongi, et me räägime eelmise kvartali ebaõnnestumistest, mitte saavutustest ja võistlemise all, kes on nagu rohkem ikka saavutas 3 kuuga. Vaid me räägimegi, mis nagu nässu läks. Kuulame, toetame üksteist. Püüame kaasa mõelda ja ka kohe lahendusi pakkuma, sest et kui sa lahendusi pakud, siis sa tekitad teises inimeses jälle võid tekitada selle tunde, et tema ei saanud hakkama, mina tean, ma oleks niimoodi teinud hoopiski. Vaid see on see koht, kus kohas luuakse selline tugistruktuur, et okei, ma kukkusin, ma libastusin, aga mul on see võrk all ja see võrk on juhtmeeskond. Ja kui selline turvatunne hakkab juhtmeeskonnas tekkima, siis sellele järgneb ka koostöö ja kui koostöö tekib juba juhtmeeskonnas, siis koostöö tekib ka ülejäänud organisatsioonis.